Tere! Minu nimi Taavi. Käesolevas videos vaatame, kuidas SimpleBIM-i kasutada ehitusplatsil mahtude arvestamiseks. Ütleme, et meil on selline eluline olukord, kus vundamendi alltöövõtja tuleb objektijuhi juurde ja ütleb, et ta soovib akteerida ära teostatud tööd. Olemas on ka mudel ning objektijuht ja alltöövõtja lepivad kokku, et need elemendid on käesoleva kuu jooksul ära valatud, teostatud. Alltöövõtja näiteks ütleb ka veel seda, et antud element oli ülekulus, kuna alus ei olnud täpne ja mudelis olev maht 2,9 kanti tegelikult ei ole päris täpne, vaid tegelikult läks siia 3,1. Seega objektijuht paneb siia 3,1 kantmeetrit. Geomeetria sellel elemendil ei muutu, küll aga mahuandmed on nüüd nii, nagu siis tegelikult olid. Selleks, et akti lisaks teha väljatrükk, on SimpleBIM-is olemas add pallet ja table funktsioon. Table funktsioon iseenesest tavaline Exceli tabel ning võttes valikusse kõik antud kuul valatud elemendid ja sikutades need tabelisse, tekib igale elemendile oma rida, mida me siin näeme, ning kõikidel elementidel on olemas näiteks ka mahuinfo. Klõpsates kreeka E-tähele ja valides summa ja tükiarvu, summeerib programm kogu mahu siia alla ja saame teada ka elementide tükiarvu. Tükiarv küll on indikatiivne, tõenäoliselt valatud on need ikkagi paljuski ühes tükis, aga maht on meil käes. Ja võib-olla on meil siin veel vajalikku infot, võib-olla mitte vajalikku info võime siit välja visata. Ja võib-olla tahame me elemendi tüüpide järgi neid ka grupeerida. Mul on siin erinevat tüüpi elemente. Sellel juhul näen ma siin ka tüki arvu järgi. Rohelisi elemente on 25,8 kantmeetrit, siniseid näiteks 10. Ja kui ma teen nüüd elemendid nähtavaks, siis see element, mille mahu muutsime, mahu muudatus on kandnud üle ka mahutabelisse. Ja siinkohal ekspordin käesoleva tabeli Excelisse, mahutabel, paneme selle nimeks akteerimine jaanuar 2020. Vundament. Ja salvestame. Võtan siit ka kuvatõmmise, klõpsates siia fotoaparaadi märgile, salvestab programm 3D akna vaate ning mahutabelitesse tekkis vundamendi elementide mahutabel. Lisan siia ka pildi, panen selle nimeks jaanuar 2020 ja igati pädev aktilisa ongi olemas. Salvestan selle ära ja võin ka siin nime ära muuta jaanuar 2020
ning salvestada selle tabeli ülesehituse. Manage workspace seal. Save current workspace to file. Pakteerimise tööruum ning järgmine kord sama mudelit avades ja laadides tööruumide alt selle sama tööruumi siia mudelisse, tekib see sama ülesehitus mulle ning võib-olla veebruari lõpus soovin ma siia teha järgmise veebruari tabeli ning seeläbi saan hoida endal järjepidevust ka mudelis. Loodan, et antud videost on kellelegi praktilist kasu ning endiselt kõik kommentaarid, mõtted teretulnud video alla kommentaaridesse ning meili aadressile info@tulitech.com. Tänan tähelepanu eest. Kohtume järgmistes videotes. Kui teil tekkis huvi SimpleBeam tarkvara vastu, siis on võimalik meie kodulehelt tulitech.com alla laadida ka SimpleBeami 30-päevane prooviversioon. Selleks valige teenused, SimpleBeam, täitke ära kontaktivorm ja vajutage oranži nuppu. E-mail koos tarkvara allalaadimise lingi ja parooliga tulevad teile meili peale ning saate katseperioodi alustada. Küsimuste korral kirjutage meile julgelt info@tulitech.com.